Kindlasti on mingisuguseid ideid, mida on mõistlik kaitsta, eks ju, et mingisugused, ma ei tea, teadusavastused ja muud sellised asjad. Aga kui me räägime nagu nendest ideedest, millega me igapäevaselt nagu enamus kokku puutume või kui meil on plaan mingisugune ettevõtte asutada ja meil on idee hakata mingisuguseid vahvaid vigureid tegema, eks ju, siis mina pigem usun sellesse, et nendest tasub rääkida ja sellest saab ise nagu rikkamaks ja saab mingisugust tagasisidet. Saab kontrollida ja täpsustada täpselt sedasama ennem mainitud probleemi defineerimist, eks ju. Et kas see toode lahendab nagu nende inimeste probleemi, kellel ma arvan, et see probleem on ju. Ehk et sa pead valima, kellega sa nagu seda räägid. Aga ma ei usu seda, et on nagu kuskil suured hordid inimesi, kes ainult ootavad, et keegi nüüd räägiks mingi idee ja siis kohe nagu ära realiseeriks. Et kõik inimesed on oma tegemistega igapäevaselt nii hõivatud, et nendel pole aega hakata võõraid ideid realiseerima. Ja lisaks veel, et minu kogemus näitab seda, et kui idee on nagu vähegi unikaalne, eks, et siis pigem on nagu vaja põrgulikult vaeva näha, et seda nagu teistele nii-öelda usutavaks muuta. Et neid ideid on ikka jube vähe, et mida sa räägid kellegi, nagu 10 inimest on ümber laua ja kõik ütlevad, et kuule, tõesti, see on küll äge. Vaid pigem on see, et vaadatakse, et tõesti, usud ka, et kas päriselt ka arvad, et sellega saab midagi teha. Nii et ma ei ole väga seda põdenud, et ideid nagu ära varastatakse. Kui keegi kuulis sinu käest sinu ideed ja suutis selle kiiremini ära realiseerida kui sina, et siis sa oleksid varem või hiljem nii suures jamas olnud, sest sa oled aeglane ideed realiseerija, eks ju. Sest sellel hetkel, kui sa talle räägid, sul on ju edumaa. Ta suutis selle edumaa nagu tasa teha, eks ju, selle mõttetöö kõik, mis sa olid juba ära teinud, eks ju, ja ta suutis selle sinust kiiremini ellu viia, nii et tegelikult kõige parem kaitse igasuguste ideede varastamise vastu on nagu see kiire nagu elluviimine, kiire kontrollimine, et kas sellel ideel on jumet sihtgrupi jaoks ja siis kiire elluviimine, et see valdkond, kus ma siis tahan nüüd tegutsema hakata, et kui palju seal üldse on neid, kes potentsiaalselt osta võiks, eks ju, kui palju seal on täna mingeid alternatiive juba, kas see kasvab või kahaneb, eks ju. Et mingisugune selline pilt peaks ju nagu ees olema, aga ma ei ütleks, et see otseselt nagu turu-uuring on, see on niisugune terve mõistusega olukorra kaardistamine, eks. Siis just nimelt hakatagi nagu tegema, teha seda niimoodi samm-sammult ka oma riske läbi mõeldes, eks ju, et võib-olla mitte liiga suuri riske korraga võttes on ju, ja alati teada, et on ju mingisugune tõenäosus, et need oletused, mis sa oled teinud, on kuskilt maalt nagu valed, eks ju, sa pead olema valmis nagu paindlikult korrigeerima. See on tegelikult see lean startupi või Erik Riisi nagu ideoloogia ka, eks ju, et võimalikult kiiresti katsu prototüüp valmis teha, katsu testida sihtgrupi peal, eks ju, võimalusel saada ka mingisuguseid maksvaid kliente, eks ju, kuna nende tagasiside on nagu usaldusväärsem kui lihtsalt ma ei tea, sõber, tuttav, vanaema ja naabrinaine on ju. Ja siis pidevalt nagu kontrollides nagu liikuda. Parimate praktikate järgimine tähendab ju alati, et me saame nagu parimal juhul number 2 olla, eks ju. Sest me ju teeme kellegi järgi. Või Jobs oli, eks ju, see, kes ütles, et ta ei vaja turu-uuringuid, kuna inimesed ei tea, mida nad tahavad enne, kui ta ei ole nendele näidanud. Aga et ikkagi, kui me teeme uuringut, küsime inimeste käest, siis nad vastavad oma tänase teadmise ja kogemuse piires. Ja kui me mingisugust läbimurdelist asja teeme, siis nendel ilmselt on nagu keeruline seda meile nagu öelda. Ka seesama, kui sa teedki selle prototüübi ja lähed nende potentsiaalsete klientide juurde, eks ju, see on ju tegelikult ka oma olemuselt sisuliselt turu-uuring, eks ju, et sul on mingisugused oletused, sa arvad, et see võiks töötada, siis sa lähed ja küsid, et kuule, mis sa arvad sellest, on ju. Kui ma olen nagu ühe mehe firmas koolitaja, et siis mul ei ole mõtet minu arvates nagu turundada seda koolitusfirma brändi iga hinna eest, vaid pigem iseennast, eks. Ja minu kogemuse järgi see nagu on töötanud. Aga kui nüüd nende vahendite või turundamise viiside juurde tulla, siis minu jaoks on see täna ikkagi hästi nagu selline veebi- ja sotsiaalmeedia keskne olnud. Ehk et ma olen, ma ei teagi, siis mingisugune 4 aastat äkki või, suhteliselt aktiivselt blogi pidanud, kus ma suhteliselt avalikult
kirjutan nendel samadel teemadel, mida ma oma koolitustel räägin. Ja mitte siis nagu selles vormis, et koolituse teemad on need ja tule koolitusele, eks ju, mis on natukene selline osta elevant ära tüüpi teema, eks ju. Vaid ma ikkagi kirjutangi täitsa sellisest sisust, annangi nagu nõuandeid ja soovitusi. Jagan suhteliselt palju ka koolituse slaide ja materjale ja noh, kõigele sellele kindlasti üks asi on see oma lehekülg või blogi, eks ju, ja teine asi on siis sotsiaalmeedia, peamiselt siis Facebook, eks ju, täna Eesti kontekstis. Ja need kokku on nagu selles mõttes töötanud, eks, et keegi ei tule või tähendab, ütleme, et üldjuhul ei tulda ju nii, et ta satub nagu sinna minu leheküljele ja siis vaatab, et oi, et kihvt koolitaja või kihvtid koolitused, et peaks koolituse tellima, on ju. Et mitte see ei ole see, vaid see on nagu see koht, et kui minu valdkonnas ühel hetkel koolitust tahetakse tellida ja personalijuht näiteks küsib inimeste käest, et kuulge, et kelle käest me võiks pakkumisi küsida, siis on oluline, et ma satuksin sellesse ringi, kelle käest pakkumisi küsitakse ja see eeldab, et mingisugune tuntus on, eks ju. Või siis see, kui on nüüd seal, ütleme, kohtutakse, lepitakse lähteülesanded kokku, tehakse omapoolsed pakkumised ja siis lõpuks nagu valitakse ja näiteks 2 võrdset pakkumist, eks ju, siis tuntuse koht on see, mis annab väikese eelise seal koha peal, on ju. Ja seda sama mõtteviisi, ehk seda suhteliselt vabalt oma info jagamist või oma nii-öelda teadmiste, kogemuste jagamist olen ma väljaspool seda virtuaalmaailma nagu ka teinud. Ehk et esinemised mingisugustel konverentsidel, seminaridel, lühikoolitused, eks ju, siin on ju selle formaadilisi üritusi ka, eks ju, kus sa selle konkreetse üritusega nagu ei teeni ju raha, aga kus sa saad kõnetada seda auditooriumi, kellele sinu sõnum võib nagu oluline olla. Et see nagu on toiminud, eks ju. Et kui sa müüd näiteks telke, eks ju, et mina usun täna oma kogemuse pealt küll seda, et kui tee siis oma nii-öelda telgimüügi lehekülg selline, kus sa nagu harid seda klienti, eks ju, selgita talle, mis on telkide juures olulised parameetrid, ma ei tea, mingid suurused ja veepidavused ja mis iganes asjad, eks ju. Selgita, kuidas nagu valida telki, millised on need sümbolid, mis on mingite sümbolite taga, mis on hea suvel, mis on hea mägedes matkates, eks ju, mis vihmase ilmaga kannatab. Ühesõnaga, hari oma klienti ja sellega sa kujundadki endale seda eksperdi mainet ja sellel hetkel, kui tal seda telki on vaja, siis ta teab, et seal on nagu asjatundjad, on ju. Kui koolitaja ütleb, et ta ei saa oma materjale nagu avaldada, et siis see on jälle selline kahe otsaga asi, et ühest küljest ega kõik minu materjalid 100% ma ka ei avalda ju, et loomulikult on mingid asjad, mida ma ei avalda, on ju. Aga üks hea koolitus ei koosne kunagi materjalidest. Et mina usun, et koolitaja konkurentsi eelis või müügiargument ei ole see, mis ta materjalides kirjas on, vaid see, kuidas ta selle materjali seal ruumis nii-öelda tööle paneb, eks ju, ja kuidas inimesed selle omandavad, läbi proovivad ja siis pärast nagu katsetavad, eks ju, et mida sa siis, mis tuge sa nendele seal suudad pärast pakkuda, on ju. Kui sa neid nagu ei jaga ja kiivalt ainult endale hoiad, et pigem sa nagu vähendad seda võimalust, et kliendid sind selle järgi üles leiavad ja kaotad müüki, usun mina. Ma proovin ikkagi oma nende teadmiste, kogemuste ja metoodikate pealt mingisuguseid tooteid luua, mis siis on sellisest füüsilisest kohalolust või minu parasjagu saada olevast vabast ajaressursist sõltumatud, on ju. Et kui sa nagu toote teed, eks ju, siis kindlasti võiks vähemalt proovida või mõttes läbi mängida ka seda võimalust, et sa ei piirdu selle 1,3 või 1,4 miljoni elanikuga, eks ju, et palju meid siin siis täpselt on, vaid ikkagi sihtidagi seda nagu suuremalt ja väljapoole, eks ju, et äririsk on loomulikult, eks ju, siis teistsugune ja kas õnnestub või ei õnnestu, kunagi ette ei tea, nagu iga asja puhul. Aga see loob sulle, tooted loovad sulle vähemalt selle võimaluse, et sa saad proovida laiemalt, on ju. Hästi ja raamat on kindlasti Thinking Fast, Thinking Slow. Kahneman, 2002 aasta nobelist, eks ju, kes selle autor on. Et tema just kirjutab seal sellest, et kuidas me mingisuguseid mõtteid ja valikuid ja otsuseid teeme niimoodi kiiresti mõeldes ehk pealiskaudsemalt ehk selle sama nii-öelda rajasõltuvuse või mõttemustrite raames ja kuidas me siis mingisugustel hetkedel mõtleme nagu sügavamalt asjad üle järgi, eks ju.
See on üks asi, teine asi, kui nüüd olla nagu sellise juhi mätta otsas, eks ju, et sul on mingisugune tiim, keda sa tahad panna teistmoodi nagu mõtlema, siis ja jälle muidugi see tuleb nüüd ingliskeelsena, aga niisugune raamat nagu Game Storming, mitte brain, vaid game, eks ju, Game Storming on üks väga hea selline metoodiline kogum, kus ma ei mäletagi, kui palju, aga vist üle 100 erineva tehnika on, mida siis on võimalik oma nagu tiimis rakendada erinevate olukordade lahendamiseks niimoodi kergelt mänguliselt, aga samal ajal ikkagi nad on alati kantud sellest eesmärgist, et noh, mingeid päris asju nii-öelda lahendada. No aja leidmine raamatu lugemiseks on ka muidugi alati keeruline küsimus, eks ju. Mina olen audioraamatute osas üsna nagu niisugune vähe või väikeses mahus kasutaja. Ma kuulan küll mingisuguseid ööülikooli asju, mida saab hästi kergelt kätte, aga lugemiseks mina hakkasin leidma oluliselt rohkem aega sellel hetkel, kui ma oma sellise erialase kirjanduse või ingliskeelse raamatute lugemise nagu e-raamatute peale viisin. Nüüd sõnum ei ole see, et alati peaks kõik need väikesed hetked nagu ära kasutama, et kui me ideede leidmisest räägime, siis ikkagi need väikesed jõude olemise hetked on sageli vajalikud selleks, et mingid ideed saaksid tulla, on ju. Aga lihtsalt, kui on see koht, et midagi põnevat on lugeda ja tahad lugeda, siis hoida see lihtsalt nagu pidevalt kaasas ja tegelikult see on tahtmise küsimus, otsustamise küsimus.